Ma sain aru, et need koosviibimised, ma pole kahjuks endal ise varem viibinud, toimuvad enamasti rohkem vestluse vormis, et mulle pandi südamele, et ma ei purjetaks üksi minema kuiva ja igava loenguga, et selle vältimiseks ma siis palun teil vahepeal sekkuda äkki või küsida niipea, kui teil tekib mingisugune arusaamatu koht või tahaks ise omalt poolt midagi lisada või täpsustada. Kindlasti ei pea, see on väga õdus ruum ka, siin on mõnus omavahel vestelda, et me ei pea seda niimoodi väga rangelt seda loengu vormis pidama. Ja teema oli välja kuulutatud surm Jaapani kirjanduses, mis on ju tohutult lai. Käsitleda võiks ju väga paljusid erinevaid asju, aga ma peamiselt keskendun vanemale kirjandusele, keskaegsele Jaapani kirjandusele, mida ma ise väga hästi tunnen. Ja mõned näited võib-olla toome mõnest kaasaegsemast asjast ka. Aga alustada ma tahaksin hoopis, nagu te juba näete, mitte Jaapani kirjandusega, vaid praegu hetkel vist kõige populaarsema prantsuse kirjanikuga Michel Houellebecq on kirjutanud sellise raamatu Saare võimalikkus, ma kujutan ette, paljud teist on lugenud ka seda, mis siis kujutab ette meile tulevikku, kus elavad neohumaanid või siis sellised uusinimesed, keda kloonitakse järjest, nad saavad pidevalt endale uue keha. Daniel 1 on siis peategelase esialgne versioon, millest siis on kloonitud lõputu hulk variante, kui see üks keha hakkab vananema, siis talle kohe postkasti visatakse uus keha. Daniel 24 ja 25 on siis need tegelased, kes proovivad meenutada oma seda esialgset eksistentsi kunagi, kui nad veel kloonimata kehas elasid. Ja minu jaoks selle loo puhul on hästi huvitav see, et kloonitud kehadesse sellise järjepideva identiteedi tekitamiseks ei ole seal romaanis välja pakutud ühtegi muud varianti kui see, et inimesed peavad kirjutama oma eluloo ülesse. Nad peavad kirjutama mingi autobiograafilise teksti, mida siis see hilisem versioon iseendast saab lugeda ja meenutada, kes ta varasemas elus oli. Nii et võiks arvata niimoodi, et kui kloonitakse, et siis saab ju kogu inimese olemise sellesse klooni üle kanda, aga tegelikult ju nii ei ole, et kloonida saab tõenäoliselt keha. Aga kuidas see keha või see uus keha peaks midagi teadma sellest, kes ta algselt oli või kes ta ülepea inimesena oli. Ja seal tuleb jällegi mängu kirjandus. Lõppkokkuvõttes mingit muud head varianti ei ole kui see, et need inimesed peaksid surma hetkel kirjutama näiteks mingisuguse luuletuse, kuhu nad panevad kogu oma elukogemuse sisse. Või siis lõpetama oma eluloo mingisuguse tähendusliku kokkuvõttega, mida lugedes me siis saame aru, kellega tegu oli. Ja siin tekstis ongi öeldud, inimestele pandi südamele, et kui vähegi võimalik, jätaksid nad endast maha oma eluloolise jutustuse lõpetatud versiooni. Lõpetatud oli siin tekstis veel rõhutatud. Mul on siin slaidil vist kursiiv ära kadunud. See oli kooskõlas tol ajal levinud arusaamaga, et elu viimastel hetkedel võib aset leida teatud sorti ilmutus. Kõige sagedamini tsiteerisid instruktorid Marcel Prousti, kelle esimene refleks surma lähenemist tajudes oli haarata kadunud aega otsimas käsikiri ja kirjeldada jooksvalt muljeid oma surma agooniast. Seda julgust oli tegelikkuses väga vähestel. Ja see on teada fakt, et Proust tõepoolest proovis kõiki oma viimaseid hetki jäädvustada, aga siin tekib üks väga kuulus probleem, mille üle on paljud arutanud, et see kõige viimane hetk, kus inimese surm tegelikult saabub, seal ju ikkagi käsi tõuseb paberilt, et ta ei saa ealeski kirjutada, mida see surm tema jaoks tähendas. Ta saab kirja panna kõik, mis surmale eelneb ja kirjutada veel, ma ei tea lõpus, et issand kui valus. Aga selle essi koha pealt, kus saabub surm, see ei miski, täielik mõistmatus. Sealt edasi ta ei saa ju meile midagi rääkida. Ta ei saa minna teisele poole ja siis saata sealt mingisuguseid e-maile meile ja kirjeldada, milline see maailm seal on või et tegelikult tagantjärele mõeldes surm ei olnudki nii jõudne, et midagi sellist ta ei saa teha paraku. Ja mida see meile meenutab,
on see, et meil ei ole tegelikult mitte ühtegi autobiograafilist kirjeldust surmast. Mitte keegi, mitte kunagi ei saa surma kirjeldada. Mida saab teha, on surma vaadata kõrvalt. Nii nagu meie praegu oleme sisuliselt Marcel Prousti surivoodi kõrval. Ta on juba 2 päeva surnud. Hing on temast ilmselgelt lahkunud, kui see ülepea üldse olemas oli. Keha hakkab juba näitama mingisuguseid märke sellest, et inimene ei ole kõige parema tervise juures. Aga see on kõik see, mida me näeme väljaspoolt. Me oleme surija juures alati, me oleme tema kõrval. Ja selle kohta ütleb Martin Heidegger vist kõige täpsemalt, et surma saabki, et surma kogemus on alati kõrvaltvaataja kogemus. Me oleme alati kõrval, see saksakeelne sõna oli dabei, aga me ei ole kunagi selles surmas ise kohal. Me näeme seda välisasjana. Ja seetõttu siis tekib selline olukord, et kui väga suur ja tähtis inimene on terve elu ära elanud ja ta tahab nüüd ka surra väärikalt, siis ta saab selleks kõik ettevalmistused ära teha, aga ta ei saa oma autobiograafilise teksti lõppu seda surma sisse kirjutada. Selle viimase osa, kuidas see inimene päriselt suri, peab kirja panema keegi teine. Tal peab olema mingi abiline. Keegi, kes on seal kogu selle surmaprotsessi juures, kirjutab üles tema viimased sõnad, räägib, et oli väga rahulik, nagu seda tihti tehakse, et ta lahkus naeratusega näol või kõik need variandid, mida te olete kuulnud. Need on alati kellegi teise omad, eks need surmakirjeldused. Ja seetõttu siis saab öelda, et on mingi selline punkt, kus siis see oma elulooline kirjeldus jõuab mingisuguse ummikuni ja peab toetuma teistele, nendele, kes panevad kirja minu loo, nii nagu see tegelikult oli koos tema täielikus terviklikkuses, koos lõpuga. Ja eluloo kirjutuses seetõttu sellel viimasel osal kellegi teise surma kirjeldamisel on alati olnud ka väga tähtis roll, et see paneb justkui punkti sellele peatükile, teeb ära selle töö, mida autor ise ei saanud teha. Ja need probleemid, mis on selles Houellebecqi raamatus, tegelikult kõlasid minu jaoks kummaliselt hästi kokku Jaapani kirjanike olukorraga 10., 11., 12. sajandil, kui tegelikult väga aktiivselt mõeldi selle peale, esiteks, kuidas näeb välja hea surm, kuidas ma peaksin surema, kuidas ma peaksin selleks hetkeks valmistuma ühest küljest. Ja teisest küljest teadvustati ka väga selgelt, et seda head surma lõppkokkuvõttes peab keegi teine kirja panema. Et tuleb toetuda hagiograafilisele kirjandusele, teiste kirjeldusele. Ja siis teatavas mõttes ma pean elama oma elu niimoodi, et ma pakun ainet sellele teisele autorile, kes saab need asjad kõik siis niimoodi ilusa tervikuna hiljem kirja panema. Nii et elatud elu ise muutub juba teatavas mõttes nagu kirjanduse toormaterjaliks, mingisuguseks looks, mida siis kroonib see ideaalne, täiuslik siit ilmast lahkumise hetk. Ja seda Jaapanis toetas arusaam, et kui inimene ümber sünnib, siis see viimane hetk, mis ta siin ilmas viibib, sisuliselt määrab tema saatuse. Selle, kas ta sünnib ümber puhtal maal, taevas, või ta satub mõnda hirmsasse põrgusse. Ja siit slaidi pealt te näete, Gensini ümbersünni põhialuste kogu oli üks peamisi tekste, mis seda arusaama mõjutas. Ja seal on öeldud niimoodi, et surivoodil peab olema sinu kõrval hüve sõber. Hüve sõber on siis selline inimene, kes sisuliselt on põetaja rollis, aga ühtlasi aitab läbi ja surijal neid vajalikke rituaale. Ja selle hüve sõbra üheks peamiseks ülesandeks on kogu aeg meenutada surijale seda, et käes on tema viimane hetk. Et siin on need sõnad, mida ta peab surijale ütlema. Buda õpetuse järgija, kas sa mõistad või mitte. Käesoleval hetkel jõuab kätte sinu viimane meeleseisund. Üks kontemplatsioon surmahetkel kaalub rohkem kui 100 aasta jooksul kogutud pälvimused. Kui see ajahetk sinust mööda läheb, on halb ümbersünd vältimatu. Nii et
ma kujutan ette, et surijal ei ole niigi mugav olla, aga pinged kruvitakse veelgi kõrgemale. Öeldakse, et see, mis sinu peas praegu toimub, see on sinu viimane meeleseisund, viimane seisund, mis sul siin maailmas on. See on see Saigono Kokoro. Ja siit edasi on hargnevate teede aed ja kõik sõltub sellest, kui hästi sa suudad viimasel hetkel seda kontsentratsiooni säilitada. Ja loomulikult, kui sul on juba niigi valus, mingi surmaagooni on alanud, võib-olla ju tohutu hulk erinevaid probleeme, siis on tõesti seda väga raske teha. Ja nüüd see Ichinen, see üks viimane meditatsiooni hetk või kontemplatsiooni hetk, on siis sisuliselt see hetk, kus inimene hingab viimast korda välja ja elu temast lahkub. Nüüd ideaalne Genshini arvates oli see, et inimene lausub kogu selle aja vältel, kui ta on suremas, Namu Amida Butsu, kiidetud olgu Amida Buddha. Ja Amida Buddha, temal on vald, mida nimetatakse puhtaks maaks. Sinna on surijal võimalik minna, et oma elu lõpule viia ja siis lõpuks sünni ja surma rattast täielikult vabaneda. Nüüd see oli siis ihaldusväärne ümbersünd puhtal maal, mille saavutamiseks tuli lausuda Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu. Genshin arvab, et vähemalt 10 korda, et alla selle ei saa. Ja kui inimesel on nüüd probleeme selle Namu Amida Butsu lausumisega, et ta ei suuda juba oma kõnet artikuleerida või tekivad mingid tõrked, no inimene võib ju ka näiteks oksendada või mingid muud raskused võivad tekkida Namu Amida Butsu kuuldavale toomisel, siis see hüve sõber, kes seal kõrval on, võib sisuliselt tema eest seda lausuda. Nii et mina lihtsalt liigutan suuga kaasa, ütleme, mul on juba väga raske olla, Namu Amida Butsu kuidagi moodi püüan seda öelda, aga selge häälega ütleb seda välja see hüve sõber, kes on minu kõrval. Soovitatavalt võiks neid olla 3-4 lausa neid sõpru, kellega siis elu jooksul on koos harjutatud tegelikult juba ka seda olukorda. Et kuidas üheskoos Namu Amida Butsu lausuda, mida selleks kõigeks teha. Nii et Genshini arvates võiks olla selline tiim, nagu, et rühmatöö. Suremine on nagu ülesanne, suurim ülesanne inimese elus tegelikult selle retoorika järgi. Ja et selleks, et see nüüd edukalt lõpule viia, peaks tegelikult juba varem välja valima, kes on need inimesed, mida seal teha, kuidas seal olla. Ja kui see viimane väljaohe inimesel oli vähemalt nagu A-sarnane, noh niimoodi nagu siis see loeti ka üheks Namu Amida Butsuks. Nii et igasugune tegelikult selline teadvustatud õhu väljaliikumine, kus sa näed, et inimene püüab öelda Namu Amida Butsu, see luges, siis selle korra need sõbrad tõid nagu kõvema häälega kuuldavale, nii et üheskoos muudkui lausuti Namu Amida Butsu, eks ju niimoodi korrati seda. Ja selle kordamise sees siis surija sai hoida täieliku kontsentratsiooni, nii et see viimane hetk oleks täiuslik. Ja selleks, et see nüüd hästi õnnestuks, tuli surivoodi kõrvalt ära korjata kõiksugu kõrvalised ja häirivad asjad. Näiteks ei tohtinud olla ühtegi isiklikku eset, mis võiks vanu häid aegu meenutada. Kindlasti ei võinud lahkuda siit ilmas näiteks sellises ruumis, kus riiuli peal on perekonnafotod ja mingisugused mälestusesemed või midagi muud. Sest need oleksid kõik olnud sellised asjad, mille külge inimene klammerdub surma hetkel. Ta mõtleb, et midagi on tal ihaldusväärset siin elus, ta ei lase sellest elust ikka veel lahti. Teine, miks pärast neid ei tohtinud olla, on see, et täiusliku surma hetke jaoks pidigi inimene oma individuaalsusest või egost täielikult üle saama. Ja kõik need asjad, mis seda egot tugevdasid, nagu see isiklik ajalugu näiteks, need olid ilmtingimata halvad. Kas need sõbrad siis ei ole see mälestus? Ja võt just, see on hea küsimus. Et nendega seonduvad igasugu head hetked. Parimate sõprad. Seda ma ei ole ühtegi lugu kohanud, kus see oleks probleemiks kujunenud. Aga seda on küll, et alati nende sõprade üks funktsioon on see, et hiljem see lahkunu ilmub neile tihtipeale unenäos ja seletab, kuidas oli. Et see on siis üks võimalus saada see surmasisene kirjeldus ka ikkagi kätte. Sest nagu ma alguses ütlesin, ta ise ei saa kirjeldada, unenäos saab ikka. Ja unenäos tuleb tagasi ja räägib, et
et alguses oli ilmus õudne, aga pärast hakkasin valgust nägema ja jõudsingi sinna või tänna. Aga seda ei ole, aga küll aga on terve hulk lugusid sellest, kuidas need isiklikud esemed on takistuseks saanud. Ja näiteks Genshinist endast on läbi kukkunud ümbersünni lugu ja selles on midagi väga jaapanlikku, et see põhiteoreetik ise, kes nagu pidi paika panema, kuidas see asi käib, ühes loos on ka tema see, kellel see asi ebaõnnestub. Ja ta valmistus väga põhjalikult, tal oli kõik need sõbrad seal, tal oli õpilasi väga palju. Selles loos Genshinist räägitakse niimoodi, et ta valmistus juba nädal aega ette, soovitatav oligi 7 päeva ette teada juba, et ma hakkan lahkuma. Kui sa oled vähegi kõva mees, siis sa tead veel pikemalt ette. Ja oma surma ette ära tundmine oli väga oluline. See näitas, et sa olid harjutamisega, budistlike harjutustega jõudnud väga sügavale elu ja surma ratta mõistmiseni, et sa juba teadsid ette igal juhul. Juhuslikult neid inimesi kunagi surm ei tabanud, kes on sellised suured õpetajad nagu Genshin. Aga tema siis, olgugi et oli vägagi valmistunud, tal läks nihu. Ja mis siis juhtus? Kõigepealt paistis, et kõik on korras. Hüvesõbrad olid kohal, Genshin lausus Nammo Amida Butsu, lahkus täpselt nii, nagu protseduur ette nägi. Aga järgmisel päeval unenäos ilmus ta ühele oma õpilasele. Vabandust, see oli, ma hüppasin loost natukene ette ja rikkusin ära. Et tegelikult oli niipidi, et ta õpilane järgmine päev hakkas koristama ja siis ta leidis selle riisiäädika pudeli seest väikese ussi. Ja siis järgmisel ööl unenäos ilmus talle Genshin ja ütles, et jah, kahjuks oligi nii, et surma hetkel nägin riiuli peal seda vana armsat äädika pudelit ja mõtlesin kõikidele headele aegadele, kus sai süüa tehtud ja plaks järgmisel hetkel ta sündiski sinna pudeli sisse väikese ussina. Ja nüüd peab ühe elu jälle ussina ära elama, kui ta nüüd väga palju häid pälvimusi ussina kogub, siis sünnib jälle inimeseks ja siis saab uue võimaluse sündida puhtale maale ja puhtal maal siis omakorda täielikult vabaneda sünni ja surmarattast lõplikult, mis oleks siis pari nirvana või lõplik vaibumine. Aga ja samasuguseid ussina sündimise lugusid on veel. Näiteks on lugu säilinud keskaegne lugu ühest nunnast, kes oli ka terve elu kogunud häid pälvimusi, aga viimasel hetkel, kuigi tuba oli kenasti tühjaks tehtud ja midagi seal ei olnud, mille külge oleks võinud klammerduda, ta nägi läbi akna naabri mandariini puud ja mõtles, et saaks ühe mandariini süüa. Ja muidugi plaksti, järgmine kord ta sündis sinna mandariini sisse selle ussina ja sõi mandariini. Nii et on oht, et igasugu sellised soovid lähevad täide, sest see viimane hetk on sisuliselt ju metamorfoosi hetk, eriti sellises ümbersünni õpetuse keskses maailmas. Ma võin põhimõtteliselt ju muunduda ükstapuha milleks. Ja mõttel või sellisel tahtel on tohutu jõud, et see tahe põhimõtteliselt on see, mis sellel surmahetkel inimest suunab ühte või teise valda. Ja kui ta tahab, kui ta on täielikult kontsentreerinud puhtale maale, siis ta ka sinna sünnib. Aga selle vältimiseks, et see asi nüüd täielikult ebaõnnestuks, et kui see tahe nüüd tõesti inimesel endal on väga nõrk, siis pandi ruumi ka selline Buda kuju, mille küljest tulid mitmevärvilised nöörid siis selle surja kätte, nii et hoidis nendest nööridest kinni, et kui nüüd surma hetkel siis see värav vabaneb, siis Amida Buda tõmbab nende nööridega teisele poole. Nii et ümbersünni lood on täiesti eraldi žanr. Jaapani keeles selle žanri nimi on Ojoden ja keskajal on terve hulk selliseid kogumikke, mis on siis hagiograafilised lood, räägivad enamikel juhtudel õnnestunud ümbersündidest, kuulsate inimeste ümbersündidest üles ehitatud kõik samamoodi, et kus inimene sündis, mida ta olulist elu jooksul tegi, mis olid tema kõige tähtsamad pälvimused elus ja mille suurega ta hakkama sai ja siis lõpus, kuidas ta suri ja
ja kõige viimasena on siis kirjeldatud neid märke, mille järgi on võimalik tõlgendada, kas ümbersünd õnnestus või mitte. Ja need märgid siis tavaliselt olid sellised nagu roosad pilved taevas, imeline muusika, mis võis kosta kuskilt. Sellest ma ei saa aru, kuidas see võis tegelikult reaalselt tekkida. Roosad pilved saavad ikka surmahetkel tekkida, aga kuskilt kostis imelist muusikat, lõhn, et mingit erakordset lõhna on ruumis tunda. Ka, et laip ei lähe kõdunema, vaid on pigem selline lillelõhnaline ja et kõik seda sorti märgid hästi täpselt dokumenteeriti nendes hagiograafilistes lugudes, et näidata, kuidas siis see hea surm välja näeb. Ja see tekitas nüüd omakorda sellise pinge loomulikult inimeste hulgas, et kas mina nüüd suudan ikkagi, et kui surma hetkel ma pean ilmtingimata hoidma seda meditatsiooni asendit, istuma sirge seljaga soovitatavalt, nii nagu need pühamehed siit ilmast lahkusid, olema väga kontsentreeritud, mitte oigama ja kõik muu, et siis võib juhtuda nii, et ma ei saa sellega hakkama. Ja Rennin, ilmaliku nimega Kamo no Tšome, on oma virgumismeele tärkamise kogus kirja pannud terve hulga õnnestunud ümbersünde, aga ka väga põnevaid lugusid sellest, kus need ümbersünnid on õnnestunud. Ja nende lõpus ta tihtipeale võtab kokku selle inimese olukorra kui sellise, et mis see siis tähendab. Et siin ta ka ütleb, ta räägib ühest loost, kus et elas üks mees kord, kellel oli vaja, tervis läks kehvaks. Ta mõtles selle peale, et tuleb kirja panna oma pärandusega seotud asjad kõik korda ajada ennem, kui ta siit ilmast lahkub, aga lükkas seda kogu aeg edasi, ikka lootis, et ta saab tervemaks ja tervemaks. Aga siis lõpupoole ikkagi ta seisukord läks nii kehvaks, et ta oli täielikus agoonias, ei suutnud enam seda pärandist puudutavaid asju isegi kirja panna, sellepärast, et kui ta pintsli kätte võttis, siis ta jättis ainult mingisuguseid jutte sinna peale. Kamo no Tšome ütleb, et nagu nälkes oleks üle paberi roomanud, et midagi kokku lugeda ei olnud sealt võimalik. Ja viimasel hetkel siis karjatab paar korda ja lahkub niimoodi, et silmades on hirm. Mis oli vist enam-vähem kõige halvem surm, mis sai üleüldse olla. Sellepärast, et erinevates ümbersündi puudutavates traktaatides on kokku loetud need tunnused, mis räägivad halvast ümbersünnist ja kõik sellised asjad nagu karjumine, oksendamine, selline krampis olek või hirmunud silmaga ringi vilava pilguga vaatamine, kõik need olid halvad märgid, nii et igal juhul tuli neid vältida. Ja Rennin siis ütlebki, et üldiselt on inimese seisund suremisel üsna trööstitu. Inimesed, kes seda mõistavad, peaksid lakkamatult muretsema oma surma pärast, paludes budasid, bodhisattvaid, et need füüsilisi kannatusi vähendaks ja lubaks surijal kohtuda hüvesõbraga. Kui keegi jääb raskesti haigeks, piinab teda valu ja surmahetk ei pruugi kätte jõuda ootuspäraselt. Kui aga elu lõpus ei jõuta õige kontemplatsiooni hetkeni, siis pole kasu ei eluaegsest harjutamisest ega ka hüvesõbra juhistest. Ja nüüd on huvitav see, et tema enda autobiograafilisemates tekstidest on näha, et erakmungana elades Rennin proovis ka harjutada suremist ja räägib ka teistest oma kaasaegsetest, kes seda tegid. Näiteks ta räägib ühest mehest, kes mõtles ennast ära põletada. Põletamine, poomine ja enda uputamine olid väga head viisid siit ilmast lahkuda. Ja kohe ma seletan, miks. Aga selleks, et aru saada, kas ta võiks enda põlema panna, ta ajas 2 panni kuumaks tule peal ja pani nüüd endale kaenla alla ja siis jooksis karjudes ringi ja sai aru, et see ei lähe mitte. Aga Kamo no Tšome tõi selle esile kui positiivse näite, et inimene ei jätnud seda
seda valu tundmist, tunda saamist viimasele hetkele, vaid proovis juba ennem järgi, kuidas ta valulävi on. Kas ta üldse suudab põleda ja samal ajal ikkagi istuda selliselt nagu kenas asendis. Et kui sa paned ennast põlema ja siis jooksed karjudes ringi ja hüppad koos aknaraamidega välja, siis see on läbi kukkunud ümber sind. Aga kui tunda, et ma olen elu ja tervise juures praegu väga heas vormis, ma olen palju harjutanud, ma suudan kontsentratsiooni säilitada, mu valulävi on väga hea, siis ei ole midagi paremat kui lahkumine enda valitud hetkel. Sest et kui jätta nüüd, eks ju, see viimasele hetkele, siis ma võingi olla haige, mul võib hakata paha, ma võib-olla ei kontrolli oma keha, võib-olla mul tuleb mingisugune halvatus peale. Et sellist olulist asja nagu üleminek siit ilmast sinna ilma, sellise maailmavõtte järgi ei tasu jätta nagu juhuse hoolde. Järelikult muutuski Jaapanis keskajal enesetapp väga oluliseks praktikaks. Ja levinud puhtama usu inimeste hulgas, kes siis tahtsid ümber sündida, hea ümbersünni saavutada, oli enda uputamine. Seda sõna, mis jaapani keeles kasutusel on vette sisenemine, jūsui. Vette sisenemine nägi siis niimoodi välja, et inimene, ja see on jällegi nendes geograafilistes kirjanduslikes tekstides kirjeldatud mitmel moel, et inimene teatab kõigile, et ma nüüd lahkun siit ilmast. Randa koguneb paras seltskond, kes tahab näha sellist suurepärast teise ilma minekut ja siis inimene hakkab astuma sinna vette ja kaldal kõik ootavad, et millal ta pea siis vee all ära kaob. Ja jällegi selle sama Rennini jutukogumikus Virgumismeele tärkamise kogu on lugu ka ühest sellisest pühamehest, kes läks end uputama ja järgmine päev ilmus unenäos oma heale sõbrale teemani kujul. Ja siis sõber ütleb, et kuidas sa nüüd sellise tondina siis ümber sündisid, et sina olid ju meie hulgast kõige vingem harjutaja, kõige püham mees üleüldse. Ja siis ta räägib, et nojah, et ma olin juba rinnust saati vees, sinnamaani oli mul keskendumine täiesti paigas. Aga viimasel hetkel, kui juba pidin nagu vee alla minema, hakkasin mõtlema, et ega ikka ei taha ära surra küll. Ja siis vaatasin korraks sinna kalda poole tagasi. Ma näen, seal on terve hulk inimesi kogunenud, kes kõik tahavad, et ma ennast ära tapaks, et nagu piinlik ümber ka pöörata. Ja nii ma siis uputasingi ennast ära poolvägisi. Et selline tahtmatu enesetapp, kus ta viimasel hetkel tegelikult mõtles, et tahaks elada. Viis nagu selleni, et ta sündis ümber teemonina, hiljem siis võib-olla saab jälle võimaluse sündida inimesena. Ja sellest loost saab õppida seda, et jällegi ei saa klammerduda, surma hetkel ei tohi oma endise identiteedi külge mingil juhul klammerduda ja tagasi pöördumas takistas teda ju see, et ta oli harjunud seda, tal oli kuulsus inimeste hulgas, inimesed teadsid teda kui budistlikku harjutajat, kelle jaoks elu ja surm ei ole mingi probleem. Kui ta nüüd oleks tagasi pöördunud, ta oleks oma kogu senisest identiteedist ju pidanud lahti ütlema. Ja tegelikult see olekski budistlikus mõttes olnud ju õige otsus. Loobuda oma enesuhkusest, minna rahulikult randa tagasi ja öelda kõigile, et ei tund välja. Aga see häbi oli veel suurem, nii et ta ikkagi otsustas ennast ära tappa. Ja järelikult klammerdus oma ego külge nii palju, et ei suutnud viimasel hetkel sellest loobuda. Nii et sellepärast siis öeldaksegi siin tekstis ka, et kui elu lõpus ei jõua selle õige keskendumiseni, siis ei ole eluaegsest harjutamisest mingit kasu. Nii et ka see mees, kes ennast ära tahtis uputada, ta oli ju terve elu teinud ilmselt väga vägevaid tegusid, väga palju head teinud ja kõik need head tegelikult nullitakse ära sellel viimasel hetkel. Nüüd kujutage ette, kui palju on siis kaalul, et ma võin harjutada, näiteks iga päev käia 6 tundi istuda, mediteerida, igal pool harjutuslaagrites viibida, tohutult palju tööd enda kallal teha, aga siis viimasel hetkel ma võin selle kõik ikkagi ära rikkuda. Nii et see maailmavaade iseenesest on väga pingeline.
mitte pingeline, vaid pingeid tekitab ilmselt nende harjutajate hulgas. Ja siin on näha surnuaed selle slaidi peal, kus siis on juba üsna kõdunenud inimesed, lagunenud inimesed erinevates staadiumites ja nende vahel näljased vaimud, kes söövad neid luid ja konte ja rüüstavad haudu. Ja see oli vast kõige tavalisem kujutel nende inimeste koha pealt, kes kiindusid selle maailma asjadesse nii palju, et nad ümbersünni hetkel ei lahkunudki teise ilma, vaid sündisid justkui siia samasse ilma näljase vaimuna tagasi. Neid iseloomustab ka see, et neil on sellised suured punniskõhud. Ise on muidu kõrendid, luud ja roided on kõik väljas. Kõht on nii suur. Ja kõht on suur sellepärast, et nad tajuvad, nad tunnevad pidevalt nälga, ükstapuha, kui palju nad oma kõhtuga ei täidaks. Nad mingit rõõmu sellest enam ei saa. Nii et põhiline hirm oli sattuda sellisesse, tundub 12. sajandite peamine hirm oli muutuda seda sorti tondiks, kes on kuskil vaheilmas, ei siin ega seal, nagu pooleldi inimene, aga nagu päriselt mitte ka. Ja seda pilti kommenteerides mõned Jaapani õpetlased on öelnud, et see tegelikult oli ka üks viis, kuidas kirjeldada hädasolijaid, sest 12. sajandil käisid suured kodusõjad, oli palju näljahädasid, ikaldust ja kõike muud, nii et tänavatel tegelikult liikus üsna viletsas seisus inimesi väga palju, kes siis ütleme sellise Heiani õukonna kulla ja karraga harjunud inimestele nägid välja võib-olla tondilaadsed, nii nagu need tegelased. Ja surnuid oli selle sama Rennini kirjelduse järgi nii palju, et tänavad olid surnud täis, Kamo jõe kaldad olid kõik surnud täis, neid ei jõutud matta ega põletada, mis tähendab, et kokkupuutumine laipadega sel 12. sajandil oli väga tavaline nähtus. Nii. Ja sellises olukorras, kus siis elu hakkab tunduma juba maapealse põrguna, et umbes niimoodi võis mõni 12. sajandi inimene oma argipäeva tajuda, nagu selle pildi peal on, siis kui need suured sõjad käisid. Siis oli ka Genshinil väga lihtne ja teistel puhtama õpetajatel rääkida, et see maapealne elu iseenesest on juba põrgu. Et ei olegi vaja oodata enam ümbersündi põrgus, vaid me olemegi sisuliselt juba põrgus. Ainult tuleb sellest aru saada. Ja väga huvitav oli sealjuures see, et mõned õpetajad leidsid ka, et põrgut ja taevast ei tohiks teineteisele vastandada. Puhtama õpetuses see vastandus muidu oli üsna tugev, et ikka tahad siit määrdunud maalt ümber sündida sinna teispoolsusesse, puhtale maale. Aga mahajana budismi vaimus siis hakatakse järjest rohkem rääkimas sellest ka, et see taevas ja põrgu sõltuvad inimese enda suhtumisest, et ma võin olla maapealses põrgus ka niimoodi, et ma ei klammerdu millegi külge, olen vabanenud ja seetõttu muudan selle määrdunud maa juba eluajal puhtaks maaks oma iseenese hoiaku läbi, mitte klammerdudes millegi külge. Nii et käib debatt selle üle, et kas ülepea peakski ümber sündima või ümbersünnile üleliia palju keskenduma. Ja see debatt keerleb selle sama asja üle, millega ma alustasin, kus Michel Houellebecq ütles, et nende Danielide mure oli see, et neil tekkisid katkestused nende erinevate kloonitud kehade vahel. Nad ei suutnud oma identiteeti üle kanda. Ja kui me mõtleme sellisest edasikestmisest, siis inimesed ju kõik kujutavad ette, et nad tahavad ikka iseendana jätkuda. Või et mis mõte on ümber sündida, kui see ei ole mina. Et kui ma sünnin ümber puhtal maal, ma tahaksin ikka nagu Alari Allikuna mingeid asju veel edasi ajada. Mulle tundub nii. Ma ei tea, kuidas teil on.
aga noh, need, kes enamasti usuvad ümbersündi sellises rahvulikumas versioonis, nad kujutavad ikkagi ette nagu enda edasikestmist isegi sellisel juhul, kui sünnitakse nagu teise nime ja kõigena tahetakse siis meelde tuletada, kes nad varem olid või et oleks mingi sükene teatav edasikanduv osa, et ikkagi mina sünnin ümber. Ja juba keskajal Jaapanis pandi tähele, et selline asi on ju vastuolus õpetusega minatusest. Et kes siis ikkagi sünnib ümber ja miks ma peaksin üle pea tahtma, et mingi jätkumine oleks. Et see jätkumise vajadus ise tuleb soovist oma mina mingisel moel kinnitada ja panna teda kestma. Ja seetõttu ei ole nagu päris kohane mõtlemisviis budistide jaoks ja sellepärast siis see fookus liigub sellelt teispoolsuselt, kuhu minna tihtipeale ka sellele, et kes siis ülepea on see, kes sureb ja kes on see, kes ümber sünnib. Ja siinkohal, ega mul ei ole muuseas mingeid suuri vastuseid sellele küsimusele, aga ma toon välja mõned mõtted. Ma ise mõtlen ka kogu aeg selle peale, et mis siis ikkagi on. Ja ma arvan, et kõik teevad seda. Aga ühes 12. sajandi tekstis tõelise nõndasuse vaatlusest, see on jaapani keeles Shinyokan, öeldakse niimoodi. Kui soovitakse kiiresti budaks saada ja kindlalt ümber sündida puhtal maal, siis tuleb mõista enda meeles peituva nõndasuse olemust. Kui taivatakse, et kogu dharmavalda siduv nõndasus on õigupoolest enese kehas, siis läbistab endasus tervet kõiksust ja midagi ei jää sellest väljapoole. Kirgastumisel on 10 ilmakaare kõik budad ja bodhisatvad enda kehas. Kui otsitakse midagi või kui otsitakse mingit eraldiseisvat budat, kes pole enda kehas, siis pole veel jõutud taipamiseni, et nõndasus peitub igaühes endas. Ja mida selle nõndasuse all silmas peetakse, ongi teatav elu ise, või kui me mõtleme nagu elu edasikestmisest, eks ju. Elu kestab edasi lõputult paljudes erinevates vormides. Elu budistide jaoks on seotud buddha dharmaga ja erinevate dharmadega või elementidega, mis moodustavad kõikvõimalikke organisme ja nähtusi ja kõike muud. Ja selle õpetuse järgi tuleb kõigepealt aru saada, et ka mina ise olen lihtsalt miski. Nagu nõndasus, mingisuguseid aspekte on minus, mis võib-olla kanduvad edasi, teised jälle hääbuvad ja see kõik on osa elu suuremast laiali laotamisest. Nii kui siin öeldakse, et kirgastumisel on 10 ilmakaare budad ja bodhisatvad enda kehas, siis mõeldakse sellist läbistuvat aega, kus enne ja pärast, eks ju. Et enne olin halb inimene, siis sain heaks inimeseks. Kõigepealt elasin oma elu ära ja siis sündisin ümber puhtal maal. Selline lineaarne aeg nendes tekstides tühistatakse ja tuuakse see, mis peab saama ja see, mis oli, nagu mõlemad käesolevasse hetke. Ja see tekitab meil sellise ajataju, kus me näeme iseennast mingisuguse protsessina, eks ju. Millel ei olegi nagu algusega lõpp-punkti, on ainult keskpaik. On mingi siuke edasi liikumine, mingi saamine, eks ju. Et ma olen, kui ma harjutan, mediteerin palju, siis ma olen tõenäoliselt saamas budaks ja võib-olla need loomalikud elemendid nagu järjest vähenevad, mis mul olid. Näiteks olen eelnevas elus olnud loom, sündisin ümber inimeseks ja nüüd sünnin ümber budaks. Siis see on mingi selline üle elude liikuv nõndasus, mingi teatav kogum kvaliteete, millest ühed tugevnevad, teised nõrgenevad ja ma olen osa mingisugusest väga suurest mustrist. Aga sellel mustril on igal ajahetkel, tal on mingi konfiguratsioon. Hetkel ma näiteks ilmun siin sellisena, nagu ma olen, mingis vanuses meesterahvana, kellele on antud voli mingit juttu ajada siin. Aga järgmisel hetkel see võib kõik haihtuda või kuidagi ümber formeeruda. Aga et ühelgi sellisel formatsioonil või moodustisel ei ole pikka püsi, ütleb tegelikult mahajana filosoofia. Et selle teooria järgi ei saa olla sellist asja, et ma surma hetkel keskendun ja sünnin ümber iseendana,
vaid et pigem tuleks keskenduda sellele, et surmahetkel nagu loobuda kõigest, klammerdumisest ja lasta minna ja sellisel juhul võib osaks saada sellest suuremast nõndasusest. Nii et seda sorti mõtteid pakutakse välja nendes tekstides. Nii et surm on siis mingis mõttes risttee, kus on tõesti väga palju erinevaid võimalusi, aga mitte mingil juhul ei saa mõelda, et see üks inimene, sellisel kujul, nagu ta praegu on, saab saavutada mingisuguse surematuse või samal moel edasi kesta. Vabandust, nüüd punased jutid seal nende vaimide peaga on sümboliseerivad? Need peaksid olema juuksed. Jaa, aga natukene sellised leigitsevad ja hullunud juuksed, et nad mõjuksid ikkagi rohkem tondisarnaselt. Ja see alumine tegelane siin on veel ämbliku moodi natukene või sellises asendis nagu ämblikud liiguvad, et nad ikkagi peavad mõjuma ebamaisete tegelastena. See, et niimoodi surnud on ripakil, oli tollel perioodil üsna tavaline. Ja see sama Genshin, kellest juttu oli, kes kuulub Tendai koolkonda, tema soovitas ka laipade juures mediteerimist, et üks meditatsioonivorm, mis aitab üle saada klammerdumisest näiteks naise keha külge meestel, on see, kui te näiteks läheksite sedasorti surnuaiale, seal paremal pool ongi üks lagunev naisterahvas näha ja siis istuda tema kõrvale ja mediteerida, kuni ta on luudeni paljaks lagunenud. Ma arvan, et sellepärast ka siin pildil on nagu mõlemad staadiumid enam-vähem kõrvuti. Sest Jaapanis kasutati meditatsiooni vahendina, kuna Shinto süsteemis kokkupuude laibaga on väga halb, et see on tsumi, tuleb hoida rituaalset puhtust. Siis see budistlik soovitus päris laibaga mediteerida tundus kuidagi kohutav. Nii et Jaapanis tegelikult kasutati selliseid pilte, kus oli kujutatud kaunist poeeti Onono Komatsit ja selle poeedi 9 kõdunemisastet. Seda fragmenti, seda tüüpi pildist on siin ka kasutatud, et üleval on kaunis õukondlik naisterahvas ja siin on, see on 3. staadium, mis siin on jäänud ja see on 6. Kokku on neid 9. Siin kõige lõpus veel see kuigi on üsna lõplik juba, juuksed on veel alles. Et üsna detailselt on kujutatud kogemuspõhiselt, millised need faasid on. Siin pildi pealt praegu ei ole näha, aga seal on selline faas näiteks, kus inimese keha on väga pundunud. Et läheb seest gaase täis, siis ta pundub, siis ta läheb lõhki. Nendel 9 staadiumil on kõikidel nimed ja siis Tendai budismis on selline traktaat, kus on täpselt veel juhised, et mida tuleb iga sellise staadiumi puhul jälgida. Ja selles samas virgumismeele tärkamise kogus on ka neid lugusid, kuidas siis mõni pühamees nagu tunneb, et tal ikka on naistega veel probleeme ja siis võtab sellise praktika ette. Nendes keskaegsetes lugudes on säilinud ka selline variant, kus üks naine ilmub peaaegu bodhisattvana, et aitab, juhatab meest nagu inimkeha tegeliku olemuse mõistmise teele niimoodi, et ta teeb siukse surnu make-upi endale, ajabki võib-olla ka endal juuksed, ta ajab juuksed nagu endal kuidagi siirupiga vist tegi kuidagi mingid doku sarnased siuksed asjad endale pähe, näo tegi hästi koledaks, kaameks ja mustaks ja siis ütles sellele mehele, et vaata, see on mu tegelik olemas. Nii et selline anti-make-up või vastupidise efektiga make-up, mis paljastab selle, et me kõik oleme kõdunevad kehad ja miski siin ilmas ei ole püsitu, et kõikide saatus on see sama. Seda sorti praktika siis nii Hiinas kui Jaapanis oli mingitel perioodidel levinud. Ja siin seda laibavaatlust oli tollel ajal muidugi ju lihtne korraldada, kui laibad igal pool ripakil on ja Indias ka ei olnud see kunagi probleem, et surnud ikka olid nähtaval. Aga kui me juba sellest rääkima hakkasime,
et Schengeni raamat Härja jälgimehed on ilmunud eesti keeles, mis annab juhiseid džan-budistidele, kuidas harjutada. Ja seal on eesti keeles, kui teid huvitab, kenasti see laibavaatluse praktika ka lahti kirjutatud, aga seal ta hoiatab, et tänapäeval võib see halvasti lõppeda. Et kui te lähete surnukuuri või surnukuurist endale surnukehasid küsima või et kuidas seda üle pea korraldada, et kindlasti see ei lõppe hästi ja siis ta soovitab olla ettevaatlik ikkagi moodsatel inimestel. Nii et selles mõttes ta pool naljaga tutvustab seda, kuna ta annab ülevaate kõikidest sellistest põhilistest praktikatest. Aga jah, võiks arvata, et see on üks asi, mis aitab ka surmahirmu ületada, aga ta on just kasutusel selle kiindumise, seksuaalse tungi ületamise jaoks. Nii, aga see sama Rennin, me alustasime sellel teemal, et autobiograafiline tekst saab ainult kuskile maale minna ja siis peab keegi teine hakkama edasi kirjeldama. Ja nüüd ma arvan, te saate juba aru, kui oluline selle surmahetke kirjeldus tegelikult oli nende selles maailma puhtama usus elavate inimeste jaoks. Et tegelikult ju ainult väljaspoolne sai kirjeldada, kas taevas olid need roosad pilved, kas muusika oli, kas imeline lõhn oli, kas inimene säilitas kontsentratsiooni või mitte. Ja mulle tundub, et üks koht, kus tuleb väga selgelt esile, see on Vikerkaares 2003 aastal ilmunud Rennini ülestähendusi erakonnist, mis on tema autobiograafiline tekst, kus ta räägib sellest, miks ta erakuks hakkas, ta räägib nendest ajaloolistest oludest, dokumenteerib igasugu tähtsaid fakte oma aja kohta, näiteks see sama surnute küsimus. Selle kohta ta ütleb siin, et selleks, et teada saada surnute arvu, korraldati 4. ja 5. kuul loendus, mille tulemusena selgus, et maa-alal, mis jäi 1. Põiktänavast lõunasse ja 9. Põiktänavast põhja, Heian on selline nagu New Yorki, et tänavad jooksevad risti ja põiki täpselt. Et Kyogoku teest läände ja Suzaku teest itta oli tee ääres 42 300 surnut. Milline oleks aga see number, kui sinna hulka arvestada ka need, kes surid enne ja pärast loendust, samuti kõik Kamo jõe kalda, Shirakawa, pealinna lääneosa ja erinevate äärealade surnud. Ja mis siis veel rääkida surnutest provintsides, kuhu viivad 7 maanteed. Et kui pealinnas oli juba olukord nii hull, siis on selge, et üle terve Jaapani pidi see veel hirmsam olema. Ja see 42 000 surnut Heiani tolleaegne rahvastiku arv ei olnud ju väga palju suurem, et põhimõtteliselt see on umbes selline tunne vist, et iga teine inimene on ära surnud ja natukene õudne tundub see kõik. Ja seda olulisem tundub talle valmistumine surmaks. Ja tema mure on tollel ajal väga tüüpiline, et ta seab ennast väga mõnusasti sisse Heraklas, harjutab, mängib muusikat, kirjutab luuletusi, mediteerib, teeb kõike õigeid asju. Aga nüüd tal hakkab tunduma, et ta hakkab üleliia oma hea lihtsa elu külge klammerdama, et Heraku elu on tema jaoks liiga mõnus ja et see võib saada suureks takistuseks ümbersünnil. Ja kõige lõpus, see ongi selle teksti lõpp, mis on väga kuulus, enamus jaapanlasi teavad seda, see käib kooli kohustusliku kirjanduse hulka. On öeldud nii. Niisiis minu elukuu loojub peagi ja iga järele jäänud aastaga lähenen kuristiku servale. Õige varsti pean seisma silmitsi 3D pimedusega. Siin on rõhutatud, kui eksistentsialistlik ta on. Et ega ta ei looda eriti, et seal midagi positiivset on. Elu on ikkagi lõppemas, ta on nagu pime kuristik. Milliseid tegusid peaksin hakkama kahetsema? Buda õpetuse sisu on selles, et me ei tohi mitte millegi külge klammerduda. Nii minu armastusest oma onni vastu kui kiindumisest üksindusse on nüüd saanud ümbersündi pärssivad asjaolud. Miks olen raisanud kallist aega kasutute rõõmude kirjeldamisega? Vaiksetel koidueelsetel tundidel mõtlen selle üle järele ja küsin iseendalt. Kuigi sa jätsid selja taha selle maailma ja varjasid end mäe peal metsas selleks,
et oma meelt valitseda ja teed au sees pidada, varjab sinu pühaku välimus maistest kirgedest määrdunud meelt. Sa ehitasid oma eluaseme küll ilmikmunk Vimala Kirti eeskujul, kuid sinu saavutused ei ulatu isegi Tsuda Pantaka tasemeni. Kas see on nii sellepärast, et sa muretsed liialt osaks langenud vaesuse pärast või hoopis sellepärast, et su pettekujutelmade küüsis vaevlev meel on kaotanud viimsegi kindla tugipunkti? Ka seekord ei leidu sellele vastust mu südames. Jääb üle ainult kasutada oma keelt selleks, et lausuda 2 või 3 korda mingit tasu ootamata, kiidetud olgu Amida Buddha ning seejärel vaikida. Nii et siin tekstis tuleb see surmahetk või mingis mõttes nagu lavastatud surmahetk kõige paremini esile. Ta kirjutab selle piirini, kuhu ta saab kirjutada minu meelest. Ta kirjutab oma eluloo lõpuni, ütleb Namu Amida Butsu siin kõige lõpus, mida surmahetkel peabki ütlema ja siis vaikib. Sest ta ei kirjutagi enam edasi, ta ei saagi enam edasi kirjutada, sest nüüd peab keegi teine kirjeldama, kuidas ta selle Herakles siis lõppude lõpuks lahkus. Ja kas tema kiindumine onni sai takistuseks ümbersünnil või mitte. Ja siin ta ütleb, et need 2 eeskuju, mis tal siin on, üks positiivne ja teine negatiivne, kellega ta ennast võrdleb. Üks on Vimala Kirti targim harjutaja kogu maailmas ja Tsuda Pantaka oli kõige rumalam Buddha õpilane. Nii et ta mõtleb, et kumb see siis nüüd lõppkokkuvõttes on. Vimala Kirti, kui ta jäi haigeks, seal ei öeldud küll, Vimala Kirti suutras ei öeldud, et ta hakkab surema, aga on teada, et ta jäi haigeks. Ja ta tekitas sellise tühja toa, kuhu ta kutsus erinevad bodhisattvad endaga elu ja surma ja asjade olemuse üle arutama. Ja need jäid kõik ükshaaval talle debatis alla. Ja see Vimala Kirti vaikimine, seal Vimala Kirti suutra kontekstis tähendab seda, et teatud asju ei olegi võimalik keeles väljendada või need on, keel on nii piiratud, et teatud asjade puhul jääb keel jänni. Et kui me tahame jõuda mitte dualismi, siis me peame igal juhul ka ületama mingil hetkel keele, sest keel jaotabki asju mustvalgelt. Elu ja surm, kannatus ja kannatusest vabanemine ja nii edasi. Aga tõeline tõde ka Vimala Kirti arvates on see, et nirvana ongi samsara, need ei ole teineteisest lahus ja tuleb näha kannatuse keskel vabanemist ja vabanemise keskel kannatust. Ja kuidas sellisesse mittedualismi jõuda on puhta kogemuse kaudu. Keeles ei olegi võimalik seda valmistada ja siis see väljendada ja Vimala Kirti vaikimine on selline keelt ja seda kõnelevat mina ületav vaikimine, selline ületava mõistmise vaikimine. Ja nüüd on Jaapani õpetlased siiamaani vaidlevad, et kas see vaikimine siin lõpus, kuna Chome on ise või see Eratmon Krennin, kunagise autori nimega Kamano Chome on ise tõstatanud selle probleemi siin, et kas ta on Vimala Kirti või Tsuda Pantaka, et kas ta on jõudnud samasuguse ületava mõistmiseni, kus keel lihtsalt langeb ära ja ma ei peagi enam sõnades asju väljendama. Ja sinna asemele tuleb taipamine ja puhas kogemus ja kõik sellised asjad ja ta lahkub ja sünnib ümber Amida paradiisis. Või võib lugeda seda süngetes ja mustades toonides ja öelda niimoodi, et ma olen seda Namu Amida Butsut siin lausunud küll, ega see ei tööta ilmselt. Ja siis ma vaikin ja mõtlen, et niisuguse eksistentsialistina, eks ju. Et ilmselt sellest head nahka ei saa ja suren ja sünnin, siis kus ma sünnin, et mina enam ei jaksa. Ja kuna need tõlgendused on mõlemad siin võimalikud tegelikult, siis tõlkijad ka omalt poolt kallutavad seda kord ühele ja teisele poole. Samamoodi ka Jaapani tõlgendustraditsioon on väga mitmetine ja siiamaani ei teata täpselt, kuidas seda lõppu mõista. Need, kes tahavad teda näha selliste moodsate autorite eelkäijana, kes autobiograafiliselt nagu paljastavad oma tegelikult tunded ja räägivad oma puudustest ja kõigest muust, nemad kalduvad ikka tõlgendama seda pigem sellise läbikukkunud projektina ja sellena ülestunnistuslikus võtmes nagu
loetakse seda sellisel juhul. Aga paljud, kes siis on budistide leeris, ütlevad, et ei, see vaikimine on see ületav vaikimine, see tähendab, et on kõik selle küsimuse lõpuks enda jaoks ära lahendanud ja noh, see sumbub sellisesse mõistmisesse, kus ego lahustub ja ta jõuabki selle nõndasuseni. Et see vaikimine siin lõpus märgib seda nõndasust, millest me just ennem rääkisime. Kus ei ole enam kõnelevat subjekti, jääb ainult miski järele ja see miski kandub edasi. Ja sellisest lõigust on näha, et kui vana mees paneb midagi sellist kirja, nüüd oleks hädasti vaja neid hagiograafe, kes kirjeldaksid tema surmahetke, eks ju, jällegi kõrvalt. Aga paradoksaalsel moel, kuigi ta ise kirjutas teiste surmadest ja kirjutas ka oma autobiograafilise teksti, tegi kogu eeltöö ära, siis temast sellist lugu säilinud ei ole. Nii et kui meil oleks, tal oleks see hüve sõber kõrval olnud, ja see hüve sõber oleks dokumenteerinud tema näoilme ja taevavärvid ja hääled, kõik muu, siis oleks see tõlgendus ka paika loksanud. Aga kuna tema puhul seda teist lugu ei tulnudki ja keegi täpselt tema surmaga seotud asjaolusid ei tea, võib-olla ta suri seal Herakles täiesti ihuüksi, siis on ka jäänud kogu tema lugu lahtiseks. Ja selle loo lõpu üle käivad vaidlused tänase päevani. Ise olen ka osalenud selles ja oma panuse andnud. Aga huvitav on see, et tänu sellistele kirjanduslikult ambivalentsetele tekstidele ja lõpetamata lugudele saavad mitmed põlvkonnad õpetlasi tööd ja saab ülikoolis asju ajada ja kõike muud teha. Nii et mina olen väga tänulik, et see jäi nii lahtiseks. Küll aga peab ütlema, et nende surijate endi perspektiivist oleks siis justkui olnud ikkagi palju parem, kui tal oleks ka olnud see tiim, kes oleksid selle tema surmahetke kenasti ära vormistanud. Ma ei tea, kuidas ajaga on, kas ma olen üle või alla. Pool tundi on, tund aega olen rääkinud juba. Aga äkki me siis nüüd teeme nagu avatumas vormis, et ma ikkagi jutustasin nii pikalt üksinda, et võib-olla teil on selle kohta küsimusi või me saan kuidagi täiendada. Või oli nii segane, kohati läks vist segaseks ka, eks need budistlikud teemad tihti on sellised. Kui tekkis üks mõte või küsimus, võib-olla sellel ei olegi vastust, et kui see esimene oli Genshin, sellest, kuidas ta ümber sündis ussina, et siis kuidas sa ussist ja kuidas sa saad õigesti elada ussina, et kuidas inimeseks saada? Selle kohta ussid teavad, kuidas see käib. Ütleksid need Jaapani õpetajad selle peale, et ussil on ussi elu. Kivil on ka oma elu, aga ainult kivi teab. Ja uss teab, mis tähendab ussi või kivi harjutamine. Et ussil on, mahajana budism on äärmiselt tolerantne selle koha pealt, et mingil hetkel, eriti Hiinas, hakati mõtlema niimoodi, et kõik elusolendid on nagu, omavad potentsiaali virguda või jõuda mingi taipamiseni. Aga et see taipamine ei käi päris samal tasemel nagu inimesel, et ma nüüd mõtisklen ja mediteerin, vaid see võib toimuda nende organismi sees kuidagi teistmoodi. Ja sest, et see harjutamise sõna, mida kasutatakse, see on tegelikult liikuma või kõndima märk. Et iga asi, mis liigub või kuidagi moodi töötleb mingeid aineid või seedib, suhtleb ümbritsevaga, laseb midagi endast läbi kuidagi. Et seal kõikidel on juba see, et nad on seotud selle elu üldise vooluga. Kui Buddha dharmast mõelda nagu hästi lihtsalt kui elust, elu, mis tahab nagu kuidagi mingeid asju ajada läbi erinevate organismide, siis ussil on selles kuskil nagu väga oluline roll, aga inimene ei saa kunagi teada täpselt, mis rolli see uss nagu oma ussi elu seestpoolt vaadates täidab ja kuidas tema oma ussiks olemist mõistab. Aga kindlasti ussil on võimalik mingeid häid asju teha. Jah, vihmaussil kindlasti. See on nagu meil kodune näide. Et kuidas see nagu surmateema halbudes, kui meile koeraga õues käisin, siis kogu see käik, kus ma
vähendama võetud ja paksud vihmaussi täis ja kui ma seda märkasin, siis ma hakkasin tippima seal vahel. Kas see ussi elu siis võib nagu katkestatud saada sellepärast, et minu nagu astub nagu peale? Jah, ja ta ei tea üldse, mis juhtuski. Jah. Ma loodan, et ussilt ei nõuta ka sellist teadlikku suremist nagu. Jah, võib-olla selle ei ole mingit vastust, me ei mõtle. Ja kuna natukene on inimeste koha pealt muuseas jällegi selles samas virgumismel ja tärkamise kogus on see teemaks, et mis siis saab, kui surm tuleb ootamatult. Ja see oli nagu reaalne hirm, et näiteks keegi laseb selga vibust noole laksti. Ja seal oli vist üks lugu, kui ma ei tea, kas ma nüüd mälu järgi tsiteerin täpselt, aga mingi inimene oli seda nammu omida putsut nii mitu korda lausunud elu jooksul, et see oli muutunud nagu tema teiseks loomuseks. Nii et sellel hetkel, kui teda tulistati selga, ta ei teadnud, et nool teda tabab, aga ometigi see noole sisenemise selga, kui tuli see valuhüüd, siis ta umbes hüüdis ammida hoopis selle asemel, et ai öelda vist. Ja see oli nagu positiivne näide, kui on nii. Ja see näitab ka seda, eks ju, et mille pärast see harjutamine ikkagi on tähtis. Et ta ei ole tähtis sellepärast selles kontekstis, et akumuleerida mingeid pälvimusi, vaid lihtsalt tekitada somaatiline harjumus kehasse. Mingi teatav selline harjumus, mingi parem sõna on selle kohta. Ma mõtlesin praegu, ei tule vähe. Ühesõnaga, keha on harjunud teatud asju tegema. Lihasmälu, jah. Et just nimelt, et see surma hetkel just, kui sa ei saa enam väga teadlik olla ja valu on ka ja nii edasi, siis see viimane ohe, et oleks amida, see võib olla niimoodi sisse treenitud, et on täiesti, tuleb nagu kehast enesest, on täiesti somaatiline harjumus reageerida mingile asjale teatud moel. Ja selliseid somaatilisi harjumusi tulebki nagu juurutada inimeses, et mõelda on tihtipeale hilja, aga keha reageerib juba ennem. Ja need surmahetke kirjeldused näitavad ka niimoodi, et ma võin mõelda, mõte on nagu väga aeglane. Ma võin mõelda küll, et päris hästi läheb ja nii ja naa, aga tegelikult kuskil on iha selle mandariini järele, nagu puhas somaatiline. Mitte nagu mõttetasandil üleüldse, vaid lihtsalt sükene kehatunne, et mandariin nagu läheks siia praegu hästi. Et siis hea praktika oleks kiusata ennast ja siis lausudel tegid sõnum. Absoluutselt. Ja just nimelt, ja tekitada selline... Et varuvastik tekitab selle... Jah. Võib-olla et torkida ennast ja samal ajal. No täpselt seda nad tegidki. Ja täiesti jube tundub meile, et miks niimoodi. Aga just sellepärast, et tekitada sellised... Et kõik see protseduur oleks täiesti harjumuspärane kehaline asi, mis ei saa siis minna valesti, sest ta toimub umbes samamoodi nagu hingamine. Et ma ei mõtle kunagi, et ma hingan, keha lihtsalt teeb seda minu eest. Ja nüüd see hingamine on siis sisuliselt nagu see Nembutsu Buda nime lausumine, Nembutsu. Lihtsalt kogu aeg käib amida sisse välja. Ja sellisel juhul on lootus, et ma suudan seda lõpuni hoida. Nii et... Ja seda on muuseas Dalai Lama ka öelnud, et keegi küsis, et on juba vana mees, et varsti hakkab surema. Et kas ta kardab ka. Ja ta ütles, et ei, et ma olen just väga põnevil. Et siis ma tean, et kas sellel eluaegsel harjutamisel on olnud ka mingi mõte või mitte. Ja ma arvan, et ta pidas silmas just seda sama, et kas suremise hetkel suudad säilitada oma kontsentratsiooni on tegelikult siis see test. Et kas rasketes oludes on võimalik sellisel viimasel hetkel olla nii kontsentreerunud. Sest et harjutuslaagris käia või praegu siin Tallinnas näiteks käia kuskil joogas ja aeg-ajalt mediteerida, see on ju kõik mõnus. Aga et kas sa suudad seda sama teha ka väga kehvades oludes või väga kehvas füüsilises seisundis, selles on tegelikult põhiküsimus nende inimeste jaoks, mis määrab selle tulevase saatuse. Aga huvitav, ma mõtlen ikkagi, et kas vihmauss saab midagi kurja ka teha, ta põhimõtteliselt mul ei anna rahu, sest et vihmauss lihtsalt viib täide oma vihmaussi olemist ja nagu absoluutselt täiuslikult, iga üks eraldi, eks. Ja põhimõtteliselt ma kardan, et see on lihtsalt nagu ette määratud, et tal tuleb järgmine sünd parem, sest et ta teeb kõike ju hästi, närib seda mulda ja nii. Nagu teine seda
aga kas vihmavist saab teha enne seda? Ma ei tea, kui ta saab. Ma kardan, et ja vot kui ta saaks, siis võiks tal nihu minna, sest siis ta oleks juba ka distantseerunud oma olemisest. Ta saaks hakata oma vihmaissi elu üle mõtlema, eks ju. Päris hea elu, mul ei tea, kas tahangi saada inimeseks. Eks ju, peab hakkama peavarju pärast muretsema igasugused asjad. Maksud kõik. Ja otsustab jääda vihmavassiks. Et kuna vihmavassi olemine on palju vahetum, siis mul on jäänud nagu selline mulje, vähemalt nendest Jaapani lugudest küll, et need on lihtsalt sellised ajatsükkel, mis tuleb üks elu ära teha ja siis ikkagi loodetavasti järgmine on parem ümbersünd. Mul on küll üks asi, mis täitsa painab, ma saan nüüd aru väga pikki aastaid, et millest ikkagi tuleb see hierarhia, et vihmavass on inimesest allpool? Et kas seda on kuskil tegelikult nagu niimoodi seletatud, kuidas sellest nagu aru saada? Seda on seletatud niimoodi, et budistlikus kontekstis on nii, et Shakyamuni Gautama ütles, et kannatuse olemus või kannatuse mõistmine, see sanskriti keeles on dukkha, on omane ainult inimesele. Et kuna inimene on ainukene, kes saab oma olukorras esiteks kannatusest osa ja ta on võimeline ka selle üle mõtisklema või mõistma kannatuse juuri, siis tänu sellele ta on võimeline ka kannatusest vabanema. Need teistes valdades võib küll olla kannatus, aga puudub see tee vabanemisele. Nii et sellepärast räägitakse, et ümbersünd inimesena on hinnaline, sellepärast, et on nii halb. No selle teatud mõttes on, eks ju, sest et inimene ta teab, et ta sureb ära. Nagu need inimesed ju kõik ka siin nendes lugudes muretsevad sellepärast, et ma suren ära ja võib-olla ei olegi midagi. Ja ma pean terve elu elama surma poole selle teadmisega. Juba see ainuüksi on ju paras ports kannatust. Et vihmavass näiteks, ta ei tea elust ja surmast mitte midagi, ma oletan. Ta lihtsalt on kuidagi, ta eksisteerib, aga tal ei ole sellist... Ta nagu istub unapuu alla maha ja ei mõtle, et miks mul on osaks langenud selline saatus, et ma praegu elan, aga järgmine hetk võib-olla suren. Tal puudub võime distantseeruda sellest ja seetõttu ta ei näe ka kannatuse põhjusi, ei näe kannatuse olemist. Aga kuna kannatusest vabanemine on see, mida mõistetakse nirvana all, siis ongi selge, et ainult inimene näeb seda. Näiteks Jumalana ümbersünd võiks olla hea, need teevad. Aga ei ole, budistlikus kontekstis ei ole, sest täielikult puudub kannatus ja sa oled sellises neutraalses nagu heas olemises, mis takistab sul näha olemist tervikult, kõiki olemise erinevaid aspekte. Et sulle tundub, et elu ongi selline, et kaskede otsas on kuldsed õunad nagu Kivirähki kirjelduses Eesti Vabariigi ajal oli, et mingi selline ideaalne olemine. Et sellesse suhtuvad ka budistid kriitiliselt, et see on küll mõnus, elupilvedel on väga mõnus, öeldakse, aga ka sealgi saabub vältimatult surm, aga jumalatel on illusioon, nad arvavad, et nad on surematud ja et nende mõnu kestab igavesti. Ja siis see surm tuleb nende jaoks alati ootamatult, aga inimene saab surma poole elada, ta saab nagu surma enda kanda võtta. Ta saab kanda seda raskust, mida olemine endast kujutab. Jah. Aga kelleks siis Jumal tavaliselt või saada? Kas seal... Ei, seal ei ole, ta ei ole nagu siuke lineaarne. Seal ei ole nagu mingit karakterit. Et ussiks saamine oli täitsa okei nagu. Ussiks saamine on jah. Loomad. Kui on ussi ja putukas ja järjest suurem loom, et kas ma siis nagu... Ei, ta ei ole vist nagu progresseeruv, jah. See on vist nagu kuidagi süü suurusest sõltub. Asurad näiteks, need sõjakad vaimud ja need näljased vaimud ja on erinevad sellised tondiilmad. Aga need kujutlused on ka nagu väga ähmased teinekord. Näiteks põrgud Genshini kirjelduses läheb maa alla lõputult erinevaid kihte ja iga üksiku üleastumise eest on mingi eraldi põrgu. Näiteks seal on eraldi põrgu nendele, kes lahendavad saket veega. Ja siis seal on täiesti nendele meestele on vaja mingit oma kohta. Ja siis seal on eraldi, selle vist oli mõõduvõtmise põrgu, seal olid teised ka, kes on erinevate mõõtmisühikutega nagu petnud teisi. Ja
ja siis on näiteks selline põrgu, kuhu näiteks hirvi lasknud inimesed lähevad või need, kes on mune söönud. Nii et väga spetsiifilised sellised paigad. Nii et kui teid huvitab, siis lööte sealt kataloogi lahti, vaatate, mida te olete elus teinud. Siis okei, nagu siia väga ei tahaks minna, järelikult munad tõmbame nimekirjast maha. Praegu mul tekkis hea mõte, võiks hakata mingit Genshini sellest tuletatud dieeti pakkuma. Kui sa tahad vältida nagu järgnevaid kohti, et siis söö niimoodi, mingi toitumisjuhis. Aga tegelikult see on väga lihtne tavaline budistlik toitumisjuhis, et ära see, vegan tuleb olla põhimõtteliselt, et vältida selliseid põrguid. Aga ja need on siis nagu kuidagimoodi need eriliiki kohad käivad justkui nende 6 valla all, aga kuidagi väga ähmane on see, et täpselt kuidas nad seonduvad omavahel. Ja paradiis on tegelikult ka, et praegu ma rääkisin Amida puhtast maast, aga on veel see Tushita taevas erinevatel budadel on veel erinevad sellised vallad, head kohad, kuhu võib ümber sündida, kuhu pühendunud inimesed võivad minna. Nii et need süsteemid on väga keerulised, nii et lõpuks keskaegses Jaapanis juba 12. sajandil tohutult lihtsustus, et jäigi ainult lihtsalt üks põrgu ja puhas maa, mille peale mõeldi. Ja siis veel tõstatati, seda ma ennem ei puudutanud, see küsimus, et kui me nüüd otsustame, et Namu Amida Butsu lausumine, nagu ma rääkisin, on see, mille harjumus tuleb tekitada endas, ja siis surmahetk on hea ümbersünd garanteeritud, siis tekkis eetiline küsimus, et kas see kehtib kõigi kohta. Et näiteks kas Hitler ka, kui Hitler oleks nagu Namu Amida Butsu viimasel hetkel öelnud plaks puhtal maal, kõik korras. Ja varasemad süüteod on kõik nagu peoga pühitud. Et nii nagu need pälvimused ei loe viimasel hetkel, kui kontsentratsioon on kadunud, järelikult ju siis ka kuritööd ei loe. Ja sellepärast hakati rääkima siis, ja see on ka eraldi kirjeldusžanr või nendes ümbersünni lugudes eraldi välja toodud alamžanr, halbade inimeste ümbersünnid. Need on siis sellised inimesed, kes on terve elu olnud tõesti halbu tegusid korda saatnud, aga siis viimasel hetkel on meelt parandanud, lausunud Namu Amida Butsu ja jõudnud samamoodi puhtale maale nagu teisedki. Ja Shinran, kes on vist Hooneni kõrval kõige kuulsam puhtamaa õpetaja, Genshin kuulus Tendai koolkonda ja õpetas Tendai alt puhtamaa asju ka. Aga Shinran ütles niimoodi, et kui isegi head inimesed sünnivad puhtal maal, mis siis veel halvadest rääkida? Tavaliselt ütlevad aga inimesed selle kohta hoopis nii, kui isegi halvad inimesed sünnivad puhtal maal, mis siis veel headest rääkida. Kuigi see lause paistab esmapilgul paika pidavat, käib see tegelikult algtõotuse teise jõu tegeliku tähenduse vastu. Kes toetuvad enda jõule ja teevad head, aga ei palu samas teise jõu abi, ei püsi Amida algtõotuses. Kes aga loobub enda jõust ja toetub ainult teise jõule, sünnib kindlalt tõeliselt tõotatud maal. Ja siin on nüüd väga oluline see, et see algtõotus tähendab seda, et Dharmakara bodhisattva kunagi tõotas, et kui ta saab Amida budaks, siis ta päästab kõik olendid ja võtab endaga puhtale maale. Nüüd need õpetajad ütlesid, et kuna me teame, et Dharmakara sai Amidaks, siis järelikult kõik olendid pääsevad puhtale maale sõltumata sellest, mida nad teevad. Ja Shinran läks veel nii kaugele, et ta ütles, et ei ole vaja Namu Amida Butsu isegi lausuda. Tuleb lihtsalt kindel olla selles, et algtõotus toimib, et see tõotus on täide läinud, kõik pääsevad. Aga miks siis on niimoodi, et kurjad pääsevad isegi paremini puhtale maale kui head? Ja see tuleb Shinrani arvates sellest, et head inimesed klammerduvad oma minasuse külge tugevamini ja nad toetuvad enda jõule. Näiteks, ma ei tea, kindlasti mõned teist võib-olla teevad mingid budistlikke harjutusi või mediteerite või mingid teadlikkuse harjutusi tänapäeval kõik teevad. Nad on üldiselt suunatud sellele, et saada paremaks inimeseks, iseendana. Et mina tahan olla veidi parem, vähem vihastada ja nii edasi ja ma korjan nagu teatavaid, kinnitan enda külge kõik need voorused, mis mul tekivad selle harjutamise käigus. Nii et selle asemel, et oma egost vabaneda, ma tegelikult teatud mõttes ju kogu aeg tugevdan seda. Olen järjest parem inimene, ootan hommikul peeglisse, päris hea, ma olen kuidagi nagu hea vaadata seda meest, et näed, kui hea ta on. Eile seal annetasin vaestele,
täna tegin, eks ju, 2 tundi järjest mediteerisin, löön kaasa olulistes asjades. Et noh, saab ju teha niimoodi, et see on kõik nimekiri asjadest, mis tugevdavad minu minasust. Ja see on Shindrani meelest väga ohtlik tee harjutaja jaoks, et ta tegelikult peaks eelkõige loobuma kõikidest sellistest saavutuspõhistest asjadest. Et ütleme, et mul ei ole mingeid saavutusi. Ta ise nimetas ennast lolliks vanameheks. Ütles, et mina olen loll vanamees, mul ei ole midagi õpetada. No umbes selline hoiak, et ma olen lihtne, tavaline inimene, mis iganes ma ka teen, ma ei tohi nagu tähtsust täis minna. Ja nüüd need kurjad, kes siis teise jõule toetuvad, nemad nagu tihtipeale saavad mingil hetkel elus aru, et nad on lootusetult kadunud või et head nahka minust ei saa. Või et ma olen täitsa omadega läbi. Nad on jõudnud mingisse sellisesse punkti, kus nende ego variseb kokku. Et nad saavad aru, et nad nii enam jätkata ei saa. Ja sellel hetkel tegelikult, ütleb Shinran, on siis see, kus Amida ulatab käe ja tõmbab ta nagu puhtale maale. Sellepärast, et ta on saavutanud selle, mis on kõige olulisem, oma enese minast loobumine. Ja ta arvab, et nendel, kes on elus silmitsi olnud raskustega ja kes on igasugu viletsust ja kannatust rohkem näinud, nendel on kalduvus oma minast loobuda ja teise jõule toetuda nagu tugevam. Ja seetõttu on täiesti loogiline, et see võib nii juhtuda. Näiteks üks konkreetne lugu oli mingist seesama 12. sajandi väepealikust, kes oligi sisuliselt nagu Hitler, et tappis tuhandeid inimesi halastamatult ja siis mingil hetkel kuulis, kuidas kuskil templis inimesed lausavad Buda nime. Mõtles, et hea mõte, proovin ka järgi. Kadus kuskile mägedesse ja keegi teda enam pärast seda ei näinud. Hiljem siis külainimesed, kes käisid seal mäenelul hagu tegemas, leidsid sealt põõsa tagant selle sama mehe, kes siis oli täiesti pühendunud sellises meditatsiooni asendis ära surnud ja tema keele otsast kasvas välja selline lilleõis, mis näitab, et see lausumine oli olnud eriti kange. See sinine lootas või udumbara on, kui see sul suust välja kasvab, siis see on veel kõige kõrgem tase. Nii et just tänu sellele, et ta mõistis, kui palju kurja ta on korda saanud ja et see loobus ta oma egost, eks ju, andis ennast täielikult teise jõu hoolda ja pääses seetõttu puhtane maale. Ja nii kõva tunnusmärki nagu see lilleõis naljalt ei kohta, nii et ümbersünd garanteeritud kõigile sisuliselt siis ikkagi. Aga mida tavainimestel lootust saavutada toimub? No tavainimene just nimelt, tavainimene on väga hea seisus, kui ta on selline, kui sa mõtled selle all mingit talupoega või. Näiteks. Jah, et nendel oligi hea, et nendel öeldi, et tee lihtsalt tööd ja usu, et Amida aitab sind õigel hetkel. Ja anneta templile riisi. Ja templil annetamine on muidugi ka hea mõte. Ja see on tänapäeval ju ka endiselt väga levinud, et näiteks kui mina käisin viimati Osaka lähedal kõik zen-templid läbi ja küsisin, et kus saaks nagu zen-meditatsiooni teha koos teistega, siis öeldi ka, et oi ei, et siin küll ei saa. Ja paar kohta ma siis lõpuks ikka leidsin, kus inimesed käisid. Tavaliselt need rühmad olid umbes 10. Ja enamus jaapanlasi ütlevad ikkagi, et just nimelt, et võib annetada raha, võib annetada riisi templile ja et tavainimese pälvimused tulevad sellest, et ta hoiab üleval neid erakordseid inimesi, kes siis igapäevaselt harjutavad seal kloostrites ja templites. Et lihtsa inimese roll on oma tööd teha. Ja see töö ise on praktikavorm, nii nagu Vihmavis uuristab seda mulda. Et kui sa oled näiteks lihttööline, siis sa saad oma töö muuta selleks igapäevaseks somaatiliseks praktikaks, et lööd naela, aga lööd nii hästi. Nagu täiesti keskendunult ja kindla rütmiga ja niimoodi, et aeg ja ruum kõik kaovad ära ja on ainult nael ja minu haamer ja minu töö. Et see lunastab nagu inimese ja selle käigus ta tekitab selle sama somaatilise võime kontrollida oma keha, oma mõtteid
ja surmahetkel ta rakendab sisuliselt oma töö tegemise käigus õpitud oskusi. Nii et Syndranist hakkas see vist peale, et ei ole vaja mingit eraldi harjutamist. Et iga olend juba niikuinii harjutab, iga olend on niikuinii juba jõudnud kusagile. Aga et loomulikult tuleb seda tugevdada kõike. Just nimelt kehasse viia see teadmine ka. Ja et see tööeetika on rajatud ka puhtama usule Jaapanis, et mitte isegi, ja hiljem Zenile ka, Zen tekkis ka samal ajal. Ja et idee oli ju Zenis ka see, et luuletamine või puutöö, kõik on võrdsed viisid, kuidas asju teha, see teadlikkus, millega sa neid teed, on nagu määrav. Nii et põhimõtteliselt erinevatel tegevusvaldkondadel ei ole väga palju vahet. Ja veelgi enam oli levinud see sama arusaam, et ühes harjutamishetkes, kui keegi harjutab, näiteks see munk harjutab seal kõrval majas, teeb mingit väga ägedat meditatsioonisessiooni, siis tema ühes harjutamishetkes on kõikide teiste olendite harjutamine. Kuna mittedualistlikus mõttes need ei saa lahus olla. Me rääkisime ennem ka, et on nagu läbistuvuse väli, see, mis on oluline. Et kõik organismid on omavahel seotud, olemine on kuidagi tihedalt läbi põimunud. Et siis, kui seal on see üks pühamees kvartali peale, näiteks Kristiines, kus mina elan, ütleme, on mingi Kristiine pühamees, tema harjutab, ma viin talle riisi, aga ta harjutab nii võimsasti, et ta tõmbab nagu terve Kristiine elanikkonna endaga puhtale maale kaasa. Et selline mõtlemine oli ka levinud, et ei mõelda ju, sa ei saa ju budistlikus mõttes mõelda nagu indiviididest eraldi ju enam. Et kui ma ütlen, et ei ole egosid, inimesed on läbi põimunud, olendid on omavahel seotud, siis peabki ju nii olema. Et kui üks munk harjutab ja teeb seda ülivõimset, siis meie kõik oleme selle sees nagu tema selle ühe täiusliku hetke sees on meie kõikide ülejäänud nagu tavalised argised hetked. Ja need ka siis ülenevad kõik tänu temale. Et see on tegelikult teatud mõttes loogiline, et vii lihtsalt sellele õigele mehele riisi. Ja tee oma asju, et seda riisi kasvatada. Sest et mungal on ju jälle, tal ei ole aega jälle riisi kasvatada. Nii et selline mõtlemine on seal taga. Ja zen-budismiga seda sorti tööeetika süveneb, sest zenis just nimelt öeldakse ka, et kõik on harjutamine. Et see kuulus Hiina lugu, et kui õpilane tuleb õpetaja käest küsima, et mida Buda õpetus tähendab, siis õpetaja küsib, et kas sa putru sõid? Siis ta ütleb, sõin. Siis pese kaus ka ära. Et idee ongi, et selles argises olemises, need argised tegevused, kui neid nagu täie kohaloluga teha, nagu see kausi pesemine või, siis see muutub, ta nagu üleneb millekski muuks. Ja see mõte on muidugi meie kultuuris ka tegelikult olemas. Tarkovski seal kuskil, ma olen seda varem ka tsiteerinud, mulle tohutult meeldib, et ühes Tarkovski filmis öeldakse, et kui leiduks maailmas selline mees, kes otsustab, et ta harjab hambaid igal hommikul kell 7 ja terve oma elu vältel ta kordagi ei kaldu sellest kõrvale, siis see lunastaks terve inimkonna. Ja miks ta lunastab on see, et see hamba harjamine täpselt kell 7 sekundi pealt eeldab, et see inimene organiseerib kogu oma olemise selle ühe hetke ümber. Ja ta paneb kõik endas sellesse ühte hetke ja ta näitab tegelikult seeläbi, et see on võimalik, seda sorti kontsentratsioon või järjepidevus. Mina olen sellest nii mõelnud ja et siis tänu sellele ühele hamba harjamisele meie kõikide jaoks selline hetk saab nagu võimalikuks. Nii et sarnast mõtet tegelikult kohtab mujal ka muidugi. Tarkovski on laialt lugenud inimene, et ma täpselt ei tea, kus ta selle hamba harjamise asja võttis, võib-olla võttis ka mingitest zen-tekstidest, sest zen-budismis on vägagi kombeks öelda, et muuda iga tegevus praktikaks. Et see ei pea olema midagi eraldi, mingi fancy asi, mida minna Indiasse tegema, vaid see võib olla see hommikune hamba harjamine. Või et see võib olla see, kuidas ma iga kord nõusid pesen õhtul ja panen nad kõik mingitesse kindlatesse kohtadesse tagasi. Ja et see ongi see, Heidegger ütleb selle kohta ka, et eluhool või see sorge, et ma lihtsalt hoolitsen elu eest. Et kui iga tegevus on selline hoolitsusega tehtud, siis ta muutub. Ja zenis ka see surmahetke olulisus ja veel võimendub. Ma mõtlesingi siia, nüüd vist hakkab aeg juba otsa saama ka. Aga surmaluule, see on vist teile paljudele tuttav ka, et Jaapanis on kombeks surmahetkel kirjutada luuletusi.
ja ma mõtlesin siia mõned näiteks ka tuua. Ja jällegi seesama idee, et surmahetkel, nii nagu need Daniel 24 ja Daniel 25, neilt seal Houellebecqi raamatus oodati ka, et kas lõpetavad eluloo või kirjutavad mingi luuletuse. Mulle tundub, et Houellebecq on võtnud selle praktika siit ka, et nad sinu mingi kristalliseerunud elukogemus ja võime nagu lahti lasta oma elus surmahetkel. Et sellest peab mingi märk maha jääma ikkagi. Ja siis see haiku on veel selle jaoks eriti hea. Ta on lühike vorm, 17 silpi, jõuab veel ennem keskenduda, aga tihtipeale need surmaluuletused ei ole päris ju loomulikult viimasel hetkel kirjutatud, nad on ennem valmis mõeldud ja vahel nagu koha peal kirjutatud. Basho, kes on väga tuntud haiku kirjanik, tema oma on 4 päeva enne surma kirjutatud, see on täpselt teada. Aga see on tema viimane luuletus, et pärast seda ta ühtegi kirjutanud ja sellised loetakse siis ka surmaluuletusteks. Ja näiteks see esimene Karai, 18. sajand, juba palju hiljem, Edo periood, eks ju. Kohe varsti avanevad piirid ja hakatakse suhtlema. Toimub see Meesi restauratsioon lääne eeskujudel. Aga te näete, siin on ikka Amidausk. Miks ma veel kõhklen? Mul on ju reisiluba Amidelt endalt. Jällegi, Amida ju tõotab, et ma saan puhtale maale, aga mingi kõhklus on ikka hinges, kas see tuleb või ei tule. Aga 18. sajandil inimesed juba tundsid ennast väga kindlalt ka selliseid kõhklusi väljendades. Ja pigem see vist ikkagi väljendab sellist rõõmu, et mul on reisiluba Amidelt. Üks vähestest, kes selle enda kätte sai. Siis Kari, eestipäraselt väga toreda nimega, surnud 1770, Ushia hana areo mukairu kumoto nari. Kahju, et õites sai teise ilma kandvad lopsakad pilved. Alati siis need Amida ja tema kaaskond, see on tohutu bänd erinevate instrumentidega, osad löövad trummi, pasunad, igasugused pillid, nad tulevad pilvede peal alla rahvalikus kujutelmas. Ja siis tema on läinud kirsiõisi vaatama. Kirsiõite segamine ajamine pilvedega on selline klassikalise luule tavaline võte, aga nüüd ta kasutab seda selleks, et öelda, et tulin kirsiõisi vaatama, aga nüüd vaatan, et elu hakkab seest välja minema ja juba tullakse nende samade pilvede peal mulle järele. Nii et justkui ideaalse viimase hetke kirjeldus, kus te näete, see väljaspoolne hagiograafiline kirjeldus on püütud juba sisse kirjutada. Eks ju need imetobased pilved, muusika, kõik see oleks justkui siin kosta, kirsiõied ka veel, enam paremat surma ei saa üleüldse ollagi. Aga Basho on palju eksistentsialistlikum. Tabini jande jumeva kareno o kakemeguru. Reisil tõbine, uned jooksevad ümber kuivanud välja. Siin see Tabini jande, et ma olen reisil tõbine, viitab tagasi klassikalise luulele, kus juba kõige varasemas perioodis olid luuletused ränduritest, kes ei jõudnudki oma sihtpunkti ja poolel teel surid. Ja niimoodi, et neil oli ainult rohust padi peal Kusamakura. Kakinomoto no Hitomarool näiteks on palju kuulsaid selliseid tekste. Ja nüüd ta, kui ta ütleb siin otse välja, et ma olen reisil tõbine, see on kuidagi väga realistlik kirjeldus Jaapani luule jaoks, mida varem ei olnudki võimalik nii otsesõnu öelda, ennem kui see haikai revolutsioon toimus. Et ta on haigeks jäänud, ta on vana mees, ta tunneb, et palju ei ole tal enam minna ja need uned, mis kuivanud aasal nagu üksteist taga ajavad, on kõik need, eks see siin on nüüd vaba tõlgenduseks, mida te nende unede all mõtlete, aga need võivad olla ka unistused või kõik need asjad, mis oleks võinud teoks saada, aga ei saanud. Ennem surma sa veel mõtled kõige selle peale, mis see elu oli. Oligi üks nendest unenägudest, aga seal oli veel palju võimalusi. Mingid teised unenäod, mis jäid nagu elamata või asjad, mis jäid tegemata. Ja et väga tüüpiline on see, et sellel kuivanud väljal, kui sa oled reisil tõbine, siis sa näed nagu seda elu niimoodi üle välja lahkumas ka, nagu mulle tundub, eks ju. Et need unenäod ja soovid ja kõik see hakkab väheval hääbuma ja asenduma millegi muuga. Et seda luuletust on väga palju kiidetud. Ja neid on muidugi tohutult palju, nii et kui teil on huvi, siis
inglise keeles on kohe üks eraldi antoloogia välja antud ka, Deaf Poems, Japanese Deaf Poems, nii et võite sealt lugeda. Need ülemised 2 näidet ja see vist on ka, need on seal olemas. Jälle hakkasin pikalt üksi rääkima. Tahtsin küll, et tulevad küsimused. Mul on nii palju asju, mida ma tahtsin rääkida. Surm on selline teema, millest kohe... Kas selle eraku surm oli siis helge või tume teema? See, kes ise kirjeldas enda... See... Mina pakun, et helge. Et minu nagu tõlgendus on selline olnud, et ma olen olnud pigem nendega ühte meelt, kes ütlevad, et see vaikimine siin lõpus on positiivne. Ja et see märgib nagu sellist ego lahustumist ja kui mõelda, et sellel ajal, kui ta kirjutas oma lugusid, ta kirjutas neid teiste lugusid ka. Et siis üks asi, millesse usuti, on see, et inimesed sõlmivad omavahel selliseid üle elu kestvaid sidemeid. Näiteks praegu selle vihmaussiga meil tekkis kohe mingisugune side, et tõenäoliselt kui nüüd me sünnime ümber, näiteks et vihmauss sünnib ümber mingisuguse inimesena, meie omakorda vihmaussina, tema astub meile peale. Või et järgmistes eludes võib toimuda mingid asjad, mille põhjused on nagu eelnevates eksistentsides ja elud põimuvad. Ja üks praktika, mida Rennin väga harrastas, oli see, et ta mõtles selle peale, et need karmilised sidemed on tõelised. Et kui ta kirjutab teiste surmadest, siis ta sõlmib nendega sellise sideme, mis aitab tal surmahetkel nagu teisele poole tõmmata. Nii et ma nagu selles võtmes tõlgendaks seda lõppu, et see vaikimine on nagu astumine selliste teiste autorite rõõmsasse perre, kus nad on omavahel nagu kõik ära teeninud selle hea ümbersünni. Aga jah, niimoodi eksistentsialistlikult on seda ka väga mõnus lugeda, nagu teatav selline, see ikkagi tekstis kostab läbi see skeptiline noot ikka ka, et kas see ümbersünd üldse on ülepea, see on kõik muidugi ehtne siin, et ta kindlalt kahtles selles, kas ülepea on ümbersünd või mitte. Ja see näitab, et Jaapanis juba väga varakult tekkis selline, mingis mõttes väga moodne mõtlemine, et budistid räägivad küll igasugu asju kokku, aga mine tea, äkki see kõik ei olegi nii, et kelle juttu uskuda. Kas me vaatame seda Doogeni ja tumedassi ka ikkagi? Seda me oleme juba tohutult üle aja. See on tõesti eraldi teema, ma ei tea, ma panin selle igaks üks varuks siia. Doogen on Jaapani zen-õpetaja, kes ütleb, et Buddha õpetuses pole kombeks öelda, et elu saab surmaks. Seepärast nimetatakse seda mitte-eluks. Et surm ei saa eluks, on dharmaratta pöörlemise kindel õpetustiir. Seepärast nimetatakse seda mitte-surmaks. Elu on asjade seis teatud ajal, surm on asjade seis teatud ajal. Samamoodi on talve ja kevadega. Pole õige mõelda, et talves saab kevad, ega öelda, et kevades saab suvi. Ja siin Dogen astub selgelt vastu sellisele eksitusele, kus inimesed tõlgendavad aega kogu aeg lineaarselt, et ühel asjal järgneb teine. Nüüd ma sündisin, siis ma elasin, nüüd ma olen 40, kohe see on 44 aastaseks, siis tuleb veel mingi hulk aastaid, siis ma suren, siis ma sünnin ümber, siis ma olen seal puhtal maal mõnda aega. Et Dogen ütles, et millisel hetkel sinu olemises tegelikult see avaldub, see teine koht, kuhu sa jõuda tahad. Et see teine jääb alati sinna, kui ta on niimoodi määratletud, alati sinna kaugele. Ta on kuskil seal, ta ongi alati teine ja siis temani ei saagi kunagi jõuda. Et saab ainult vaadata seda, kus ma praegu olen. Mis on see asjade seis, mille keskel ma olen. Mul on eks ju antud elu mingil moel. Ja sellest elust saab mõelda, selle elu sees saab mõelda surmast niimoodi, et ma näen seda surma juba kohal olevana. No näiteks niimoodi, et ma näen, et ma ei tea, mitu rakku mul selle jutu vältel ära suri, aga ma arvan, mingi hulk suri, eks ju. Et mingi osa surma toimus sellel ajal, kui ma seda rääkisin. Mingid ajurakud, mida ma enam kunagi ei saa kasutada, kadusid kuskil ära või et tegelikult ju see kõdunemine või lagunemine toimub kogu aeg. Ja nüüd eksitus oleks mõelda, et see on kuskil eraldi või seal,
vaid pigem, Dogen alati ütleb, et õpi kõiki asju sellest, mis on sulle kättesaadav. Et ära mõtle mingites välistes kategooriates, kus keegi kirjeldab sulle, et vaat surm on siuke või et peale surm on see ja see. Vaid mõtle, kus see surm on sinu enda olemises praegu. Ja siis on surm juba kohal, et ta ei ole nagu kusagil ära. Ja ta on selles mõttes oma kogemuses teatud moel kättesaadav. Ja täpselt sellisel määral kättesaadav, kui ta on praegu parajasti vajalik. Ja ülejäänu on niikuinii ebaoluline. Nii et see on väga huvitav, kuidas ta seda tõlgendab. Ja ta ütlebki niimoodi, et see on nagu tuhk ja puud. Et puul on oma enne ja pärast elu puuna, eks ju, või haluna. Halul on mingid oma mingisugused enne ja pärast asjad. Tuhal samamoodi, eks ju, et tuhka saab kasutada väetiseks ja tal on mingi täiesti hoopis teistsugune konsistents. Tema eksistents on hoopis teine. Ja meie tahame ikkagi võtta nii, et eluspuu, siis on halg ja tuhk ja mõelda, et kas tuhk teab midagi nagu puust või et puu teab midagi tuhast. Ja nad ei tea, eks ju, sest et puu on selles puu asjade seisus ja tuhk on tuha asjade seisus. Ja nemad saavad mõelda ennast ainult puuna või siis tuhana. Tuhk saab mõelda endast tuhana, aga mitte enam puuna. Ma ei tea, kas on nüüd aru saadav. Ma jätangi tihti sellepärast välja, et see läheb väga pikaks ja keerukaks. Aga näide jällegi sellest, eks ju, et tuuakse see väline eesmärk, mis on kuskil seal kaugel ära, et nagu see hea surm. Et vaat ma teen praegu tohutut tööd selle nimel, et siis ma saavutan selle täiusliku kontsentratsiooni hetke. Siis Dogen ütleb, et ära mõtle sellest surmast, eks ju, et surm on mitte surm ja elu on mitte elu. See ajab kõik hästi segaseks ja käseb seda vaadata hoopis käesolevas hetkes, nagu, kuidas see praegu avaldub. Ja eriti jällegi, kui me mõtleme organismidest nagu niisuguse ühise tervikuna, siis eks ju, kui ma enda ja teise piiri ületan, mis on Dogeni jaoks oluline, et mina ja teise suhe ei ole enam dualistlik, siis ma olen ju samas nagu osa kõigest sellest, mis parajasti sünnib ja sureb. Suuremast sellisest eluringlusest ka ja see peaks olema mulle kogemusena kuidagi antud. Et see on vaadeldav meditatsioonis näiteks, selles istumisharjutuses, mida Dogen õpetas. Ja tuhk ei saa tagasi inimeseks. Läheb surnud, ei tule tagasi ellu, on muidugi väga tore teada. Et Jaapanis siiamaani usutakse, et ikkagi tulevad tagasi. Paljud usuvad kodukäijatesse ja hingedesse. Kas meie aeg on nüüd täiesti lõplikult vist lõhki? Jah, viimase küsimuse. Kas seda juurvilja pilti ka? Jaa. Need kavalad slaidid, mis tekitavad rohkem küsimusi. Siin on Buddha parinirvana ehk Buddha lahkumist siit ilmast, kui ta suri, kujutatakse tavaliselt niimoodi, et on kuidagi külili seal niimoodi mõnusasti pikali ja kõik teised on tulnud tema ümber kogunenud vaatama, kuidas ta jõuab selle lõpliku nirvanani või parinirvanani. Ja siis see on väga sümpaatne pilt minu meelest, kus Ito Jakutsu 18. sajandil on kujutanud seda Budat selle suure valge redisena. Jaapani keeles on see daikon. Ja siis need kõik teised olendid, kes on tema ümber kogunenud, on lihtsalt erinevad köögiviljad. Ja mille pärast mulle see meeldib, on muidugi see, et meie mõtleme köögiviljast kui üsna tuimast asjast, eks ju, et kui keegi on mingi ajusurma läbi teinud või nii, või siis räägitakse köögivilja seisundist, aga siin on see lõplik hea seisund on nagu kuidagi edasi antud nende taimede ja köögiviljade kaudu. Ja lülitub ühtlasi ka sellesse debatti, et kas kõik olendid virguvad, et kui vihmavassid tulevad kokku, siis nende õpetaja, see suur vihmavass oleks seal keskel. Ja siis teised putukad ja vihmavassid kogunevad tema ümber ja saavad osa selle suure õpetaja, kõikide vihmavasside õpetaja lahkumisest. Ja siis jällegi need olendid, kes on sellise tähtsa sündmuse juures, jälle sõlmivad omavahel need karmilised sidemed ja läbi järgnevate elude ka nagu ühtse kambana liiguvad, kuigi nad ei pruugi ennast alati ära tunda, et me olime seal varasemas elus kõik koos selle hetke juures, kui Buddha lahkus.
aga mis siis, kui sellel hetkel sõlmitud side tuleb välja, et see, kes lahkus, aga ta jõudis sinna puhtale maale ja lõpetaski, tuli seal lõplik vaigumine. Ja see ongi muuseas lõplik. Siis ta peaks nad kõik kaasa kiskuma, jah, selles mõttes selle sündmuse juures tasuks siis kõige rohkem olla ilmselt. Aga seal vist niimoodi ei ole öeldud, et nad kõik nagu ma ei mäleta, kuidas seal Pauli kaanonis on kirjeldatud seda parinirvana hetke, aga igatahes kõikidel silmad avanevad ja mingi tohutu taipamine saab osaks, et juba kohal viibimine selliste suurte sündmuste juures on iseenesest väga need on väga suure väega sündmused. Aga jah, seda taikonit on nüüd meil ka vahel müüa olnud. Ikka selline suur, korralik, valge, pirakas tegelane ja Buda kujutamine sellisena on minu meelest väga sümpaatne. Ja näitab midagi ka nagu selle budismi olemuse kohta. Et kui ma ütlen, et kõik kujud ja vormid on ajutised, siis peabki olema võimalik ka kõige tähtsamaid tegelasi kujutada näiteks. Ükstapuha kellena. Sest et tegelikult, mis siin pildil on ju oluline, on see nõndasus. Eks see on miski, mitte need üksikud olendid. Siis tuleb välja, et tegelikult ongi taimed on kõik need virgunud puhtale maale. Jah, kusjuures see teooria on ka väga levinud. Suured pühamehed tihti nad kujutatakse ka niimoodi, et nad sünnivad taime sees. Nagu näiteks mingisuguse vilja sees või õie sees või oksa pealt leitakse. Ja see ongi seotud sellega, et vereringe on selline määrdunud ümbersünnijada, nagu kus rabalikus kujutlemises, eks see sündimine emast on selline tavaline sünd, aga sündimine taimest on nagu kuidagi püham, sest sa oled sellises rohelises vereringes justkui. Ja see on üks asi, milleni need natukene fantaasia rohkemad tekstid on jõudnud, et pühamehed sünnivadki kuskilt taimest või puust. Isegi kui nad tulevad siia ilma inimesena, midagi suurt korda saatma, näiteks bodhisattvana kõiki teisi päästma, siis nad on vähemalt vabastatud sündimisest ema ihus. Vaid nad sünnivad kohe niimoodi kuidagi vormitud kujul juba. Taimest näiteks. Ja taimed on alati tähtsal kujul olnud ja ühes teises loengus, mis olen mitmes teises loengus isegi, olen rääkinud ka sellest, et keskajal oli debatt sellele, kas taimed saavad virguda või mitte. Ja lõpuks ikka jõuti konsensuseni, et saavad. Et taimed jällegi ka, neil on oma praktika, nad võtavad valgust ja muudavad mingid aineid sünteesivad ja kuidas siis taimetoitu süüa saab? Vaat just, ja selle järgi kukubki välja, et ei saagi väga, sest et selle keskaegse diskursuse järgi on taimed samamoodi harjutavad olendid ja need on tundlikud ka järelikult. Nii et Mida taimne sünnib mõttega, et saaks mind ometigi söödud? Jah, kui teil mõte oleks, siis teil oleks sünniks sellised. Jah. Aga jah, jällegi, kas taime jaoks on halb see, et teda ära süüakse, võib-olla see, et ta viibub täide taimena oma nagu eksistentsi taimena, just selle läbi teda süüakse. Viljad on näiteks selleks kohe tekkinud sellise kujuga, et neid söödakse. Kurt keskendub, et kuidas viia läbi see õige surm niimoodi valust hoolimata mammast ajal. Nojah, sest et viljad on ju nii, et nad peavad söödud saama, et siis loomad tassivad need laiali ja pärast välja heidetadega koos need seemned hakkavad kuskil mujal kasvama. Ja nad tegelikult kasutavad loomi nagu transpordisüsteemina, nii et võiks mõelda, et nad kasutavad ka inimesi samamoodi, need taimed. Kasvavad taimed, kasvavad kui olema surnud. Jah, just. Ja kehast taimed ja putukad ja nii edasi, et selles mõttes jah, põletusmatus on selles mõttes väga isekas, mis on jällegi budismis levinud matmise viis. Tegelikult võiks just... aga ei ole, näiteks Sindran ütles, et visake mu keha loomadele. Sest tema just mõtles, et miks see keha peaks raiska minema. Keha on ju suur tükk liha, täiesti mõttetu osi, kui sa ei klammerdu oma ego külge enam, siis ta on ju lihtsalt mingi anum. Ja talle tundus ka, et see oleks tohutu raiskamine, kui seda mitte anda näiteks loomadele, lindudele söömiseks. Ja palus oma keha söögiks anda. Ja neid lugusid on veelgi, kus mingid tegelased ütlevad, et sööme ära, söödagu mind ära.
Buda nendest sünnilugudest, Jaatakatest, kuskil on ka selline lugu, kus kas oli tiigripoeg või kes oli näljas ja siis see oli vist Buda üks varasemaid ümbersünde inimesena, kus ta pakkus ennast söögiks sellele nälgivale lõvile. Või oli see tiiger, ma võin eksida praegu. Aga see motiiv on ikkagi kordunud, et oma keha ületamine muuhulgas võiks tähendada ka seda, et ma lihtsalt pakun teda söögiks või panen ta põlema nagu tõrviku ja annetan Budale põleva tõrvikuna. See motiiv tuli Lootossuutrast, millest oli ka see enesepõletamise läbi enesetapud levinud. Ja on tänaseni tegelikult levinud. Vietnami sõja ajal veel on see kuulus foto, mida paljud on võib-olla näinud, kus üks munk ennast protestimärgiks põlema pani. Internetis ka kergesti leitav. Ja suutis kogu selle pika põlemise vältel säilitada täielikult istumisasendit. Ega ei teinud piiksugi kuuldavasti. Ja ka tema surm on vist üks väheseid, mis on niimoodi kenasti foto peale jäädvustatud. Nii et jah. Nii et selles mõttes surmal, eriti kui mõelda, et miski ei kandu edasi või kui edasi kandub, siis ainult mingisugune energia või mingi teatav elu ise või nõndasus, siis ei ole mõtet ka oma surikeha külge klammerduda. Või surnukeha tähendab. Sõnad hakkavad juba sassi minema pika peale. Aga suur aitäh. Suur tänu. Olen ka 16 tunni eest.